No tšau! Oli võimalus paariks-kolmeks tunniks jõe äärde tulla ja ilusat ilma nautida. Vesi on jälle mega kõrgeks tõusnud. Lumi on kiiresti ära sulanud ja nii kaugel ma seda vett ei ole siin veel varem näinudki. Kui sinna vaadata, siis see tavaline suvine põhjaõnge koht on täiesti vee all. Aga vaatame, mis saab. Põhjaõnge panin juba sisse uue rakendusega. Tellisin terve posu uusi lante. Haugi küll püüda ei tohi kuni aprilli lõpuni, aga keegi ei keela ahvenat või siis forelli proovida. Ühesõnaga katsetan, loobin lanti, leotan ussi ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Kuna vesi on nii kaugel siin või kõrgel, siis lanti on suht kehva loopida, sest see rohi on siin nina ees kohe, mis tavaliselt on kuival. Täitsa huvitav oleks ikka teada, millal see ahven siin liikuma hakkab. Praegu on märtsikuu 21. Tavaliselt oleme alles juunis hakanud siin käima. Aga noh, katsetamise teema. Kui ei proovi, siis ei saa ka teada. Vaatan, otsin kohad, kus kõige paremini ligi saab ja loobime lanti natukene. Liigun natuke edasi. Kui nüüd vaadata seda oksa, mis siin on, minu üks põhjaõnge okstest, mis suvel on täiesti kuival nii-öelda kõrgema kalda peal, siis see on praegu kuskil 2 meetrit edasi vee all või vee sees. Nii et jah, vesi on ikka päris kõrge. Esialgu on küll täiesti vaikus. Ei tunne landi vastu keegi huvi ega ka põhjaõnge. Aga noh, alles algus ka. Vahepeal võib-olla proovin vahel lanti vahetada. Aga tundub, et ahvenat siin veel ei ole. Järgmiseks korraks vahetan arvatavasti tamiili jälle nööri vastu. Ja teise rulli panen ka, see on natukene jupsima hakanud. Käin selle lõigu läbi ja loobin kust võimalik ja kui midagi muud ei ole, siis vähemalt olin värskes õhus, nagu ilma ütleb. Järgmine koht. Suvel siit olen ikka haugi saanud. Praegu võiks hoopis mõni forellikoll tulla otsa vahelduseks. Või siis ahven. Võiks ka muidugi haug märgu anda, et ta vähemalt olemas on. Siis kui keeluaeg läbi saab, võib jahtima tulla. Aga jah, vesi on ikka päris lahedalt kõrge. Need vahepealsed soojad ilmad sulatasid lume ära ja viskas kohe vett juurde. Tunne on selline, et enne vist ei olegi mõtet nüüd siia tulla kui aprillis äkki. Märtsis on saanud nüüd juba 2-3 korda käia. Lubadust on vähemalt täidetud.
kana võib-olla proovib vahepeal pöörlevad ka, äkki see on forellile ahvatlevam. Nii, panen vahepeal teise landi ja siis vaatame edasi. Panin nüüd vahelduseks hoopis roosa kummitšigi otsa. Suvel tuli sellega ahvenad päris ilusti. Vaatame, mis ta märtsikuus teeb. Äkki meelitab kellegi välja. Vool on ka üsna tugev. Viib ikka kohe ära selle. Muidugi rohtu on ka siin, nii et üksjagu.
kuskil on tamiilil sõlm sees vist. Ei taha nagu hästi lennata see värk. Tuleb ikka nööri vastu ära vahetada. Nii, kõnnin edasi-tagasi. Tõin Põhjaõnge teisest kohast ära siia lagedama peale. Seal oli ilusti keset jõge ilus jäme ront ja üks konks jäi juba sinna taha kinni. Vaatame, kuidas siin käitub. Suvel oli vähemalt siin näha, kui vesi läbi paistis, et väga suur sodi siin keskel ei ole. Las ta siis sitsib siin. Äkki tuleb midagi. Tundub, et tuleb vist koju ära minna. Täielik vaikus. Ei taha siin ei Põhjaõnge ega lanti miski keegi. Keegi. Et see vist on ikka jah suvelõik ja jutul lõpp. Praegu proovin pöörlevaga. Proovisin erinevad woblereid ja kummitšigi. Ei miskit. Mõned viskad veel teen ja koju minek. Ja siis vist tuleb aprilli keskel uuesti siia. Ühesõnaga täielik vaikus. Täna ei viitsi ülespoole ka minna, et forelli kohta proovida. Aga vaatab, ma olen sellel nädalal Kundas. Kui midagi pakilist tööasja ei ole, siis äkki tulen jälle tunniks paariks käima, kui ilma on. Ükskord võiks muidugi pulli pärast jätta Põhjaõnge ööseks sisse, aga tea, kas see hommikuks enam alles on, kui siin mõni teine kalamees satub ja arvab, et võiks nagu endale võtta selle. Aga noh, vähemalt oli õues ja värskes õhus. Tervist tuleb. Noor inimene, tahtmist on, miks mitte. Kahju, et midagi näidata ei ole, aga mis teha. Selline see kalapüük korra on. Jama ka, kui iga kord siin 2 kilosid välja tõmbaks lõdva käega. Ühesõnaga, kes viitsib ja vaatab siis YouTube'is kanalit. Tore on, kui pöidla püsti või pöidla alla panete. Kommenteerida võib ka. Kui on muid ettepanekuid, siis neid võib ka teha. Ega mul selle YouTube'i kanaliga ei olegi nüüd mingit plaani suureks sunnamudijaks hakata või minu kalalkäigud on nii harvad ja igavad, et võib-olla hea, kui kunagi 50 subscriberit saan.
ühesõnaga aitäh, et vaatasite ja näeme järgmine kord. Tšau!